Lähenemas on järjekordne tunnustava juhtimise koolitus, mis tõttu ma räägin sulle 10 väga heast põhjusest, miks sa võiksid vähemalt kaaluda sellele koolitusele tulemist. Punkt 1. Sellel koolitusel sa mõistad väga selgelt ja täpselt, mis vahe on juhtimisel ja eestvedamisel. Ehk siis inglise keeles management versus leadership. Asi on selles, et nende aastate jooksul ma olen tähele pannud, et inimesed või juhid käsitlevad inimestega töö all igasugust kontakti inimestega. Ehk siis, kui ma küsin, et kui palju su ajast kulub näiteks inimestega tööle, siis sinna alla pannakse kogu aeg koosolekutel, mis on igasugune kokkupuude töötajatega, kui keegi küsib nõu, kui sa lähed juhendad, kui te lahendate koos mingeid probleeme, siis kõik see läheb justkui tööks inimeste alla. Aga tegelikult see ei ole niimoodi. Sellepärast, et sa jätkuvalt tegeled tööasjadega, aga lihtsalt võib-olla selle inimese kaasabil. Niisiis, see ei ole veel eestvedamine. Eestvedamine on see, kui sa lood töötajatega personaalsema kontakti ja kui töötaja tunneb, et hetkel juht tegeleb minuga. Punkt 2. Sa mõistad paremini, miks tegelikult siis ainult palgast töötajate motiveerimiseks ei piisa. Kuigi paljud töötajad ise arvavad, et nad käivad tööl ainult palga pärast, kipuvad seda arvama ka juhid. Aga sa saad selle koolitusel väga selgelt aru, et isegi kui sul oleks lõputu eelarve, mida ilmselgelt mitte kellelgi ei ole, siis ikkagi sa lõplikku motivatsiooni, pühendumist ja töörõõmu raha kaudu osta ei saa. Punkt 3. Me teeme seal päris mitu head sellist nagu ennast analüüsivat harjutust. Sa saad juhina aru, kus sa täna oled. Eriti alustavad juhid või värsked juhid või kes ei ole veel juhiks saanud, aga sa hakkad juhiks saama. Sul on see super hea stardipunkt sellepärast, et sa saad aru kohe, missugused on need võimalikud vead, mida sa võiksid juhina tegema hakata ja kuidas moodi neid võimalikke vigu vältida. Kui sa juba oled juht, siis teatud läbi metoodika sa saad aru, kus sa täna juhina oled. Kui palju sa tegelikult tegeled selle managemendi poolega, ehk siis selle protsesside juhtimisega, kui palju sa tegelikult tegeled inimeste poolega, ehk siis eestvedamise ja leadershipiga. Punkt 4. Sa oskad reaalselt nende meetodite abil, mida me seal läbi vaatame ja mille sa omandad, suurendada töötajate töörõõmu. Suurendada nendes soovi pühenduda mitte ainult oma tööle, aga meeskonna tööle, sinu kui juhi abistamisele, meeskonna abistamisele. Me räägime seal 2 erinevast mõistest, töörõõm versus tööpiin ja sa avastad, miks nii paljud normaalsed tegevused, mida paljud juhid teevad, mitte ei suurenda töörõõmu, vaid nad pelgalt kahandavad tööpiina. Sina aga vajad, et inimestel oleks töörõõm, et neil oleks tahe tulla ja teha. Sa saad seal sellest aru, mis on see vahe ja kuidas moodi selle töörõõmu looma hakata. Sa oskad anda töötajatele täpsemat, konstruktiivsemat, konkreetsemat tagasisidet, mis on hädavajalik, et inimene saaks olla üldse motiveeritud. Kui inimene ei tea, mis seis on, kuidas mul läheb, milles mul hästi läheb, milles mul ei lähe nii hästi, tal on väga raske eneses motivatsiooni leida. Meil on seal reaalne väga hea harjutus, mille kaudu sa saad selle enda jaoks mugavaks teha, lihtsaks teha ja töötajad on kogu aeg teadmises, mida sa nendelt ootad ja mida sa nende tulemustest ja käitumisest täna arvad. Sa õpid seal hea nippi, kuidas moodi teatud asju töötajatele edasi delegeerida. Ehk siis üheks oluliseks sisemiseks motivaatoriks on töötajatel otsustusvabadus või iseseisvus. Samal ajal, näiteks kui sa oled varasemalt spetsialist olnud, siis sa võib-olla oled harjunud rohkem asju kontrollima, sa võib-olla ei taha või ei julge mingeid asju enda käest ära anda. Aga selle hind on see, et kui sa ei julge asju enda käest ära anda, siis töötajatel ei kaasne ka mingit vastutustunnet, sellepärast et nendel pole otsustusvabadust, kuidas moodi ma teen. Ja võt siin on dilemma ja meil on üks harjutus, mis aitab selle dilemma tegelikult lahendada, et sa saaksid enda jaoks olulised asjad ära delegeerida, mis tegelikult ei ole sinu töö, aga mille juurde tullakse võib-olla mingite küsimustega, et sina otsustaksid, sina teeksid, sina annaksid vastuse. Sa võiksid sealt säästa hulga oma aega ja tegeleda olulisemate juhtimislike küsimustega. Sa mõistad, kui oluline on tegelikult luua nii iseenda tööle kui ka oma töötajate tööle sügavam tähendus. Et sa suudad tekitada oma töötajates tunde, et nende töö tähendab sulle midagi, meie meeskonnale midagi, sellele ettevõttele või asutusele midagi, klientidele midagi. Sest öeldakse, et kõige kindlam viis inimeste motivatsioon maha võtta on tekitada nendes tunne, et see töö ei lähe mitte kellelegi korda.
ja kui inimene tunneb, et mu tööl ei ole mitte mingit tähendust peale selle, et ma käin siin lihtsalt palka teenimas, aga miks tal peaks siis olema motivatsiooni rohkem pingutada, kui ainult see palk tema arvates seda väärib. Sellel koolitusel leiad sa selle tähenduse enda jaoks ülesse juhina ja sa oskad seda tähendust tegelikult laiendada ka oma meeskonnale ja töötajatele. 8. punkt on see, et sa oskad parandada meeskonna tunnet. Sina oled selle meeskonna kapten. Sa oled selle mängu kohtunik, mida sa koos oma meeskonnaga mängid. Mis tähendab seda, et sina oled eelkõige vastutav selle eest, mis teil meeskonnas toimub. Kui seal on individualism, siis sina oled lasknud sellele individualismil sinna tekkida. Kui seal on sisemine konkurents ja pinged, siis sina oled lasknud sellel sinna tekkida. Sellel koolitusel saad sa aru tegelikult, mis on sinu roll ja kuidas moodi läbi teatud võtete inimesi üksteisele lähemale aidata, ise inimestele lähemale jõuda, et seda meie tunnet ja meeskonna vaimu tekitada ja üleval hoida. Sinust saab mitte rahalise motiveerimise meister. Sa saad enam kui 50 mitte rahalise motiveerimise võtet. Need on reaalsed käitumuslikud juhtimisvõtted, mille ellu rakendamiseks kulub sul 0 eurot. Aga nendel kõikidel on töötajate motivatsioonile oluline mõju, nad kõik ootavad, et sa tegelikult nende asjadega tegeled. Ja sa avastad, et sa võib-olla ei ole mingit asjade peale lihtsalt tulnud. Mitte halvas mõttes, aga heas mõttes. Aga võt sellel koolitusel saad tegelikult selle pika nimekirja tegevustest, mida sa saad teha, sa ei pea kõikidega, mida sa saad teha selleks, et inimestest tegelikult seda motivatsiooni suurendada. Ja viimane asi, 10. punkt, sinust saab liider, mitte lihtsalt juht. Öeldakse, et inimesed tulevad tööle töö pärast, aga lahkuvad tihtilugu juhi pärast. Isiklikult ma laiendaks seda mõtet, lihtsalt juht tähendabki olla keegi, kes korraldab, annab käsud kätte ja kontrollib. Aga ilmselgelt sellest on liiga vähe töötajatele, et nad tunneksid, et nad on vajalikud, väärtuslikud, et keegi hindab nende panust, et keegi hoolib sellest, kas meil on see meeskonnatunne või ei ole, et keegi märkab minu saavutusi, et keegi annab mulle tagasisidet, et keegi tunnustab, et keegi annab mulle otsustusvabadust. Kõik need teemad tegelikult kuuluvad liidriks olemise juurde. Paljud juhid, saades lihtsalt positsiooni, saades lihtsalt võimu, saades lihtsalt tiitli, arvavad, et sellega see teekond ongi lõppenud. Et ma olen juba juht, keskendume tööle, näitame tulemusi. Aga tegelikult võib öelda, et see on alles algus. Alles sel hetkel, kui sinu vastutusalasse tulevad reaalselt teised inimesed, saab sinust juht selle sügavamas tähenduses. Sa oled keegi, kellele päriselt kõik natukene vaatavad alt ülesse, kelle suhtes neil on teatud ootused, emotsionaalsed ootused, psühholoogilised ootused ja ainult sina oled see, kes tegelikult saab neid ootusi kas täita või mitte täita. Kui sa võtad endale arusaamiseks sellise mõtteviisi, et lisaks kõigele muule sellisele tehnilisele, mida ma siin teen ja korraldan, on üheks minu ülesandeks ka tegelikult tegelda nende inimeste vajaduste ja ootustega, siis see tasub ennast kuhjaga ära, sellepärast, et sa näed, kui palju inimesed hakkavad sulle selle eest vastu andma. Kui sa aga jääd lihtsalt juhiks, sa käid, korraldad, siis tegelikult on umbes see täpselt sama, mida sa nende poolt vastu saad. Niisiis, ma ootan sind sellele koolitusele. Sellel koolitusel on 100% raha tagasi garantii, mis tähendab seda, et kui need 10 punkti sa tunned, et sa ei saa neid või need meetodid, mis sa saad, ei ole ellu rakendatavad või sa rakendad need ellu, aga sa ei näe reaalset muutust, siis see koolitus on sulle tasuta. Ootan sind, aitäh sulle vaatamast ja kohtumiseni.